Tšau, parvekassad! Täna meil on midagi suurt plaanis. Ja kui ma ütlen suurt, siis ma mõtlen 5 kilo suurt, ehk siis Heide Hoeve Boston Butt täies tükis teeme ära. Põhimõtteliselt on tegu siis abaga eesti keeli, aga ta on siis nii-öelda Boston Butt lõige. Meil on kont, see nii-öelda tiivik on siin endiselt sees, siis teisel pool näeme me siis seda kaela kohtumispunkti, kus on see ilus triibuline liha ja siin all see kõik, see meeldiv kraam on ka veel küljes ja mis kõige olulisem, meil on väga korralik rasvakiht siia jäetud. Sellega me kaitseme oma liha, kui me teda küpsetame. Nii, mis meil plaanis on? Palju asju on plaanis, sest et seda on ju 5 kilo, aga me tahame näidata kõiki lihaseid natuke, mis nendest teha saab ja nii edasi. Ja sellepärast teeme me mõned lõiked, enne kui me teda maitsestame. Ma igaks juhuks ütlen, et praegu on õhtu, me teeme väiksed lõiked, me teeme väikse maitsestuse, paneme ta kilesse, jätame üle öö ootama ja siis homme vara hommikul lähme me kohe temaga ahju ja tuleb sükke tervepäevane lugu. Nii, aga mida ma praegu teen on siis ma nii-öelda paljastan seda triibulihasit natukene ja selleks ma pean ohverdama pisut seda siit. Ma arvan, et me ei ohverda, me küpsetame selle kuidagi. Ja siin on näha siis, kust hakkab teine nii-öelda lihas vastu tulema. Et see siin on siis nii-öelda money muscle ja money muscle on ta nimi sellepärast, võistlejate poolt on see pandud sellele money muscle, sest et it wins you all the money. Nii, ja siis me tahame teha siia väikse slashi või lõike siis eesti keeli, et seda rohkem paljastada, et siia maitseainet rohkem vahele saada ja et me saaks ta natukene rõngasse küpsetada. Aga kuna me ei raatsi seda head liha nii väga ohverdada, siis parem las ta jääb umbes sellises kujus. Siis hakkame vaatama, et meil siin midagi väga ei tilpneks, sest et need tilpnevad asjad tahavad kõik ära kõrbeda. Ja selline ta jääb ja see kõik on hea liha, mida süüa nii-öelda rebitud sealihana siis, pulled pork, aga mind ei tohi noaga lihatükkide ligi lasta, selles mõttes ma täiesti lõikan üle, et ma pean selle käest ära panema. Et ei tohi, rohkem ei tohi, Ardo. Puh. Nüüd panen maitseaine ka peale. Meil on siis viinamarja seemneõli, oilio. Paneme natukene sidusaineks peale ja me paneme seda kõike ainult peale. Siia alla selle rasvakihi peale ei ole mõtet maitseainet raisata, sellepärast et täpselt nii pidi läheb ta meil ahju ka, mis tähendab seda, et see kõik sealt see rasva hakkab alla tilkuma ja see oleks lihtsalt maitseaine raiskamine, kui me seda sinna topiks. Aga maitseainet siis kaes kihis. Kõigepealt natukene peab nii-öelda elule tooma liha, sealiha, ehk siis midagi soolast, midagi natuke vürtsikat. Selle jaoks on meil Heath Riles ja garlic jalapeno. Minu jaoks endiselt parim alusraab. Ja meil on mõnus tuul täna õues. Ja ja kui keegi arvab, et ma panin seda nüüd palju või midagi, siis ma endiselt tuletaks meelde, et seda on 5 kilo. Võib-olla siis 200 grammi vähem nüüd, aga seda on palju ja ei pea kartma maitseaine koguseid. Ja nüüd põhimaitse siis tuleb Euroopa meistritelt, ehk siis The Barbecue Ranchilt, Jolanda ja Veera. Tervitused teile, te kindlasti vaatate neid videosid Hollandis. Et teie maitseaine läheb siia peale, nemad on siis kusjuures tõsiselt seotud Heide Hoevega ja ühed autorid sellele, et see siin meie poes saadaval on ja et ka nende maitseaine on siin saadaval ja seda nüüd külvame siis. Teeme selle sealiha normaalselt punaseks. Ja nende maitseaine on tegelikult see, mida nad kasutavad ise ribi peal. Ja nüüd lendab hästi. Ja proovime kõik küljed kokku saada
tuul puhub nii, et ei tiina. Ja teeme selle asja ilusti punaseks. Nii. Oleme lau ära lagastanud. Kõik asjad mustaks teinud, maitsenega kokku ja nüüd ei ole muud kui võtta kile kõvasti kinni ja ööseks külmikusse. Ja ma ütlen ühte asja. Sa paned ahju sooja hommikul, siis ära võta seda samal ajal seda liha välja. Selle liha võtad välja siis, kui sa oled valmis temaga peale minema. Sealiha võtab kõige paremini suitsu ligi siis, kui ta läheb külmalt, otse tavalisest külmast, kohe otse ahju. Nii et ära võta sealiha toatembile tulema. Näeme homme hommikul. Käes on varahommik ja ahi on pandud mul 130 kraadi peale. Nüüd ma panen ta muidugi pausile. Nagu ma ütlesin, liha tuleb otse külmikust. Sees on hunnika õunaklotse, sest tuleb pikem küpsetus. Ja nüüd on üks hästi oluline moment või juurest mitu isegi. Kõigepealt see rasvakiht, see läheb vastu resti. Et me paneme rasva allapoole, sellepärast et munal, nagu ka paljudel teistel ahjutüüpidel, kus tuleb kuumus alt, sul on vaja kaitsta seda liha. Sa tahad teda rahulikult küpsetada, selle rasva käima saada ja siis see rasvakiht seal all kaitseb. Lisaks, seal rasvakihi sees on midagi eriti magusat, mida ma kõige lõpus hakkan näitama teile. Teine oluline moment. Ma rääkisin eile sellest manimaslist, sellest triibulihast, mis siin on. Ka munal on kuum ja külm tsoon. Muna on tagant kuumem ja eest natukene jahedam. See tähendab seda, et me selle triibuliha paneme väljapoole. Ehk siis võtame oma lihatüki otse külmikust, nii nagu ma ütlesin, ja lähed ahju. Ja see triibuliha on sinu poole. Ja nüüd tuleb siis vähe pikem lugu, ehk meil läheb siin, ma pakun 3-4 tundi selle temperatuuri juures, kui me teda küpsetame. Ja selleks ajaks paned sa endale valmis järgmise asja. Pritsipudeli. Lihtne oleks öelda, et pane siia, mis tahad. Aga variante on erinevaid. Võid panna tavalise vee, sellest ei juhtu ka midagi. Mul on siin õunamaht. Siin võib olla sul näiteks mingisugune siider. Sul võib olla siin õunasiidri äädikas, kui tahad eriti Ameerika olla. Pane siia midagi sisse ja alguses, enne tunde aega ei ole mõtet teda üldse vaadata, mis ta siin teeb. Lihtsalt hoiame ahjul silm peal, et see tembidega midagi näpu vahelt ei läheks. Aga edasi hakkame vaatama, kuna lihatükk on nii suur, siis see koorik hakkab ülesse tulema sealt. Ja maitseained kinnistuvad, meil on vaja, et ta kinni jääks, enne kui me ta wrap'i teeme. Aga oluline on siin juures ka see, et samal ajal, kui see sinna ülesse roomab, siis et külgede pealt mingid nurgad ja asjad meil kõrbema ei läheks. Ja siis tuleb mängu see pritsipudel, millega sa hakkad niisutama neid kohti, mis tundub, et hakkavad liiga tumedaks minema. Oluline on tähele panna seda, et ta küpseks ühtlaseks värvilt ja siis me saame minna wrap'i. Selle tegemiseks võta siis pikk päev, sellepärast et meil tuleb siin pikk päev ja pakun kokku on see 7-8 tundi, kui meil see lugu siin valmis on. Võib-olla läheb rutem, ma ei tea, aga saladuseks ei jää. Ja kõige lõpuks proovime siis siit võtta selle asja lahti, näidata mis, kuidas, kuhu ja kuidas kõige parem seda teha on. Pritsiga pead arvestama seda, et nagu ma ütlesin, esimene tund ära vaata üldse midagi, siis ei juhtu siin veel midagi. Aga sealt edasi hakkab see intervall, kui sa vaatad, tihedamaks minema. Seepärast siis hakkab koorik peale tulema ja
siis on vaja juba käia siin, kõige lõpus on vaja käia, ma arvan, 15 minuti tagant vaatamas neid kohti, kus on kartust, et hakkab asi nii-öelda kõrbema ja mustaks minema, siis sa pead käima ja neid asju seal niisutama kogu aeg. Et ma panin küll siia õunamahla, aga õunamahlaga on üks paha asi, siin on suhkur sees. Et sellega pead eriti tihti käima, et teda niiskena hoida ja mitte laskma teda kõrbema minna. Vot nii, aga tunni aja pärast vaatame. No nii, tunnike möödas. Teeme lahti. Päris kabe on. Võiks ütleme, et raab hakkab väga hästi kohe kinni jääma. Et selles suhtes on kõik nagu väga hästi. Siin tuleb nüüd tagant poolt ka vaadata, kuna siin on kuumem, siin on jahedam siin ahjus. Ehk siis silma peab peal hoidma, et siit kuskilt kärssama ei läheks. Siis tuleb kiirelt niisutama hakata. Aga nüüd teeme sükke poole tunni pealt uue tšeki, et meil kuskilt musti kohti ei oleks ja siis saab vajadusel niisutada. No nii, teine tund täis. Asi on päris palju rohkem värvi võtnud. Vaatame siit tagant korra asja, kus kuumem on. Mul on tunne, et siia võiks väikest niisutust anda. Ja altserv, mis siit hajutusplaatidelt saab kõvasti kuuma, sellele võib alati seda teha. Nii, nüüd teine tund täis tuleb hakata monitoorima seda tükki siin, ehk siis meie manimaslit. Panna sont sisse, et ei juhtuks midagi halba temaga. Kusjuures siin üleval on ka üks koht, kus on väike servakene. Nüüd kinni ära. Meil on möödas 3 tundi. Ma käisin vahepeal, pritsisin veel. Ma tean, et ta on värvi võtnud ja äärmiselt tore on, kuidas parviku inimene räägib tema vormis oma lihast. Aga me oleme jõudnud sinnamaani, et meie lihatükk näeb jumalast hea välja. Ja aega on tulla ja minna wrappi, sellepärast et nii-öelda see koorik on päris hästi siin juba olemas meil. Seda ei tohi lahti unustada. Nii. Vaatame korraks alla. Siit on ikkagi natukene see peki osa kõrbema läinud, aga sellest ei ole hullu midagi. Oluline on see siin. Värv on super. Ja nüüd esimese asjana võtame Tennessee Redi ja paneme ta üleni kokku sellega. Nii, kõigepealt Tennessee Red sellepärast, et me tahame siia panna, ma teen käed puhtamaks vahepeal, määrin kõik oma purgid ära. Me paneme siia natukene maitseainet juurde, seda sama barbecue ranchi oma, aga mitte palju, natukene. Nii, nüüd siis pruunsuhkur ja sellepärast panimegi kastme kõigepealt, et see suhkur jääb siia hästi kinni siis. Nii, väga oluline kogu protsessist on või, ma tean, paljudele ei meeldi see, sellepärast, et see ei ole, ma ei tea, tervisele kasulik ja nii edasi, aga 5-kilose lihakänsaka söömine ka ei ole niikuinii, nii et mis siin enam vahet on. Ma olen pannud fooliumid endal risti, sellepärast, et see ei ulata mul muidu kokku ja
ma panen sondi ka kohe sisse, ma panen ta uuesti tagasi siia money muscle'isse ja ma tõmban natukene selle siit vanniks ja siis võtan õunamahla ja panen natukene vedelikku siia alla. Aga ainult natuke. Nii, ja nüüd me peame proovima selle kuidagi turvaliselt kokku siduda ja me peame tegema ta tihke. Et kui jätta ta hästi lahtine või siuke siit-sealt nagu logisev see wrap, siis ta hakkab keetma teda rohkem kui küpsetama. Ja me tahame ju küpsetada. Mingi hetk ma nüüd toon ka pika sondi ja panen otse siia. Ahjus temperatuuri me ei muuda. Me lähme peale samale tembile ja see money muscle, ma kardan, saab varem valmis kui see liha, mis meil siin kõik on, aga päris kindel ei ole, sellepärast, et päris suure osa sellest lihast moodustab see seal sees olev nii-öelda propellerkont. Vaatame, ma panen sondi juurde, ütleme circa tunni aja pärast ja ma enne ei hakka seda siin üldse avama ega puutuma, kuni üks neist lihastest näitab mulle 97 vähemalt. Siis ma saan juba ta korra välja võtta, katsuda käsi sondiga üle, kuidas tal pehmus on. Sellepärast, et me ei küpseta teda temperatuurile, vaid me küpsetame teda pehmusele. Ja meil on väga pehmet vaja. Nii, aga nüüd tagasi ahju. Ja tšaubaka, ma arvan, paari tunni pärast näeme heal juhul. Selline lugu. Meil on sond sees suures lihas ja meil on sond sees money muscle'is. Ma vabandan oma keele pärast, nagu nii keegi tahaks öelda money muscle'i kohta mida iganes, see on money muscle, las ta siis olla. Money muscle on väike, suur lihatükk on suur. Money muscle on jõudnud 95 kraadini 5,5 tunniga. Suur lihatükk on meil veel 80 juures. Ma võtan nüüd selle lihatüki sealt välja ja ma sondin korra läbi, kuna meie idee on teha money muscle'ist viilud, siis me ei taha teda täitsa pudiks lasta. Ja kui on vaja, siis lõikame ta praegu maha ja paneme fooliumisse, paneme sooja. Oma aega ootama või õigupoolest paneme talle midagi peale, et ta ootaks oma aega. Ja siis laseme ülejäänud liha sinna, kus vaja. Nii, täna korra sondid välja. Tule nüüd eest. Ulala. Nii, vaata, mis nägud on siis. See on mingi tükike. Täitsa head nägu on, näete. Kont ka juba hakkab paistma vaikselt. Lõhn on hea, kõik on hea, aga vaatame, mis see money muscle teeb siin. Ja see on küll seal tõotatud maal juba, aga ülejäänud, no, ütleme nii, et pole ka just väga kaugel. 87 on päris põnev. Ja siit on meil 10 kraadi minna, aga sellele see 10 kraadi tähendaks totaalset hukatust. Nüüd siis tuleb käituda üli ettevaatlikult, selleks, et saada see asi siit kätte. Mul lähevad prillid uduseks. Aga kätte niimoodi, et me ei lõika oma fooliumit läbi. Nii. Voilà. Nii, nüüd mul on fooliumit vaja. Praegu teda puhastame, aga midagi ei hakka. Peame siia laua peale kõrvale korrada.
hops. Ja. Konfedi. Proovime selle asja nüüd kokku saada uuesti tagasi. Hirmsasti vedelikku välja meil. See läheb nüüd ootama aega, kuni see siin kõik valmis saab ja siis me sööme. Aga ka see ei ole veel kõik, sellepärast et siis astub mängu onu Priit ja meil on päris huvitavad plaanid, mida kõige selle lihaga peale hakata. Nii et sul ei ole midagi oodata, mina pean siin tunde vassima, sina ootad sekundeid. Kohe tulen tagasi järelikult sinu jaoks. Liha on valmis saanud, see oli 98 ja edasi kraadi, sest et erinevatest kohtadest oli erinevad ja oluline on nüüd maitse seda vedelikku siit. Ja mõelda, kas sa tahad sellele juurde mingit barbecue maitset või sulle meeldivat maitset, jumala eest, pane siia soola, pane siia suhkut, pane siia barbecue kastet. See muidugi praegu nii meeldib, et siia ei lähe mitte midagi. See jääb nii. Nii, siis võtad välja oma lihatükki. Nii, selle korra siit kõrvale. Siis proovime seda. Tuleb seda lent on siin nii palju muidugi, et tuleb siin hädaorg kohe selle peale. Aga nii, see on jube hea maitsega kraam ja oleks rumal seda raisku lasta. Sellepärast purustame me selle liha, selle leeme sisse. Aga nüüd ma tahan rääkida sellest, mis siin selle tüki sees siis on. Kõigepealt, siin sees on see kont ja see kont peab siit väljuma vabalt, nii nagu ta seda praegu tegi ja ta peab olema täiesti puhas. Siis on küpsetus õnnestunud. Tahad mälestuseks jätta endale? Okei. Selle kondi ümber on imehea rebitud liha. Horn meat. Ja meil on ta ime hästi õnnestunud ka. Aga ma näitan ühe triki siia juurde. Et kui ma võtan seda, siin on ka, peab katsuma. On kõvemad lihakohad, on pehmemad lihakohad. Võid panna need eraldi endale esialgu. Siin on kõvem, tõmban enda poole natuke. See on pehmem pudi, selle panen eraldi. Jälle natuke kõvem, natuke kuivem. Pehmem, pehmem, pehmem. Nii. Pehmem. Siis siin pool, kus oli manimassol. Võtan siit need lihatükid pealt ära. See kõik on väga hea rebitud liha jaoks kasutatav liha. Aga kui ma seda siit pealt ära võtan, siis hakkab mulle paljastuma siuke lugu siit. Need siin on tubid ja see on ülihea rebitud sealiha. Ja trikk on selles, et seda ülihead kraami võtad ja segad selle natukene puisemaga. Ja sa saad kokku väga hea sealiha. Nii, seda paneme likku, et ta jääks mõnus ja mahlane meil. Seda teist paneme siia likku, et ta jääks jälle mõnus ja mahlane. Nii. Siis enne kui ma näitan teile, mis me selle lihaga edasi teeme. Näete, siin on veel üks tube. Seda võib ka siia kohe ära purustada. Siuke hästi nagu rasvane ja mõnus olnud ja siis ta on siuke pehme ja maitsev. Aga see rasvakiht, mis meil seal liha all oli,
näete, see on oma tööd teinud. Ta on selline, see peidab endast selle sealihatüki võib-olla parimat osa. See ilusti maha võtta. Ja siin all 2 rasvakihi vahel on parim pulled pork maailmas. Nii, seda on hirmus vähe, sellepärast seda käsitleda nagu kaaviari. Priit. Cheers. No nii. See on see kaaviar, mis tuleb siis õigesti lõigatud porkpatist. Et enamus lõikab selle rasva ära ja mõtleb, et jube kihvt, võtsin rasva ära. Selle rasva sees on peidus see, mida on niigi ülivähe, aga see ootamine on seda väärt. Nii. Ja mul on suu täis. Sealiha sulle valmis pandud, sellepärast et Priit hakkab tegema ühte asja kohe, kui mul läks meelest ära üks asi veel. Ja siin oli üks tube veel. Jätke meelde, et tube, mida rebida siis selle jäigema lihaga koos ja siis ära segada oma vahel. Neid on 3 seal peidus. Et leia neid kõik üles ja siis oled tehtud vend. Aga see ei ole veel kõik. Pärast, et mäletate, meil on money muscle. Jaa. On mul vaja ühte noatükki. Ja. Siis siin on rasvad, värgid, jutud. Need puhastad siit ära. Enam vähem. Siis tükid, mis ei kuulu tegelikult money muscle'i hulka. Näiteks ka see siin. Ja siis teeme esimese lõike siia sisse. Ja selline näeb välja money muscle. Milline suitsurõngast oli, jah? Ja nüüd võtad oma magusa barbecue kastme. Koolid selle money muscle ilusti kokku. Liibu maha ka. Kui sul ahi veel soe on, siis korraks tagasi. 5 minutit ja siis on aeg. Aga nüüd peaks käed ära puhastama. Nüüd peaks tulema onu Priit ja tegema seda, mida me ei ole siiani teinud oma igasuguste pulled porki videotega. Peaks tegema sellest nagu mingi roa ka. Kaua sa ajad ja nagu heledat liha endale näost sisse. Priit teeb päris asja nüüd meile pulled porgist. Kui ma maitsin igaks üks money muscle'it ka, mine tea. Äkki on halba maitset tulnud. Üldse ei olnud. Sinu etteaste. Ja mis me täst teeme? Teeme tegelikult paasaiad. Hea on aurutada, me tegime lihtsalt praegu ahjus ja vesivannil. Miks ta alt pruun on, panin leivatüki alla, et muidu ta jääb igale poole külge kinni. Aga see selleks. Siin on siga, suurepäraselt küpsetatud. Siia juurde marineeritud porgand ja taikon. See on siis marineeritud ingveri, jalapenoga, see on vürtsikas. See on kurjem, see lõi mulle praegu otse nasaali sealt, kui see tuul sealt tuli. Siis pak choi, peeneks hakitud. Koriander. Ja järjekordselt see, et kes koriandri maitse asemel tunneb
seebimaitset või seda üldse ei kannata, pange peterselli. Ja nüüd hästi lihtne. Pao sai lahti. Head pikad ribad on tehtud. Tegelikult hästi lihtne toit, hästi kiiresti valmiv, kui välja arvata, kui siga on juba küpsetatud. Ja tegelikult voilà. Ei ole voilà. Mul on sulle veel midagi. Ai, ahaa. Teeme nii, et esimene saagist läheb ikka tavaliselt küpsetajale ja teine läheb maitsjale. Ja. Cheers. Oh, kurat, see on nagu asi, no. Tehakse häid asju. See on magustoit. Jah, tehakse nagu asju maailmas. Ma arvan, et lisan need natüürmordile kuidagi. Ma maitsen ühe korra veel, äkki see oli nagu silmapete. Ei olnud, ikka on hea. Doktor Kalde soovib anda hinnangu su paokunstile. Oma küpsetatud lihale. Kurat, jah. Sellest tegin mina vist. Suvine vorm ei olnud päris see. Panid salatit juurde. Okei. Aga cheers. No nii, cheers. Vaatame, mis tuli. Pao tuli loodetavasti. Tähtsin, et maitse oleks. Jah. Mis ma oskan öelda, ma olen rahul. Ma olen enam kui rahul. Isegi see vürtsikas värk siin vahel on nagu otse kümnesse. Soovid väikest sealiha viilu kõrvale või? See on dessert. Jah. Kuhu suusatame? Taevasse. Sealiha taevasse. Ei, tuleb tunnistada. See on eriline siga, mida me küpsetame praegu siin. See heidevaeve turok on eriline. Ta on rasvasem. Sealiha maitse on nii tugev nagu. Ja kõige lõpuks seda tahadki ju, sest pole päris õige vist maskeerida asju. Aga Ei, superluks toode on. See oli ka superluks. Aitäh, Priit.